Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Tallinna elanikuna olen ma näinud päris mitmeid skulptuure Mustamäe linnapildis. See sügis tekkis tahtmine neid kõik ära kaaristada ning kokku olengi pannud ühe materjali. Sellest materjalist räägin ma hiljem natuke rohkem, aga kõigepealt vaatame mõningaid näiteid skulptuuridest, mida ma Mustamäe linnaosa peal olen leidnud. Kontsentratsioon on kõige suurem loomulikult Tallinna Tehnikaülikooli sisehoovis Akadeemikute alleel, kus on tuntud teadlased ja õppejõud, kes on seotud Tehnikaülikooliga. No mõne näitena näiteks Endel Lippmaa, Boris Tamm, Ilmar Ööpik. Mustamäe linnapildis hakkavad silma ilmselt kõige rohkem kaks Tauno Kangro tööd, Mõtlik mees või ka Mõtlev mees Männi pargis ning pargitiigis asuv Mustamäe kaunitar. Mõlemad on siis valmistatud graniidist. Aga kõige vanem ja väärikam skulptuur on Tallinna Tehnikaülikooli ees, mille nimi on Üliõpilased. Autor on Maire Morgan Hääl. Asub siis Tehnikaülikooli pea sissekäigu juures ning selle skulptuuri juurest on läbi käinud tuhandeid ja tuhandeid üliõpilasi. Ilmastik võib mõjuda skulptuuridele päris korralikult. Siin on üks Hannes Starkoffi skulptuur, mis on lausa pooleks läinud. Ilmselt ikkagi ilmast ja mitte vandalismist. Teine näide on Rene Reinumäe kaktus, mis 2006. aastal oli säravalge, aga nüüd 16 aastat hiljem on ta täitsa ära tuhmunud. See on ilmselt siin puude all olemisest, kuhu päike nii palju peale ei paista ja dolomiit muutub mustemaks sellest. Nii nagu siin elus miski pole igavene, pole ka skulptuurid alati sama koha peal. No mõningaid näiteid ajaloost siis Lenini kuju Välisministeeriumi ees, seda enam seal pole. Ja 2007. aastal Aljoša liigutati Tõnismäelt Kaitseväe kalmistule. Nii on ka Mustamäel toimunud kujude liigutamisi või lausa ka Mustamäe pealt neid ära viidud. Nimelt skulptuurkunstnik, mis asus Tallinna Tehnikagümnaasiumi ees, viidi 2015. aastal Estonia kõrval olevasse Tammsaare parki. Kõige raskem aga oli leida skulptuuri laud. Eelinfona oli teada, et kaks skulptuuri, elevant ja laud, asuvad lastehaigla territooriumil. Elevandiga probleeme ei olnud, see oli kohe leitav, aga käisin ringi ja otsisin, kus kohas võiks olla see teine skulptuur. Kui esialgu paistsid need kivid siin, mingi suvalised kivid, siis pärast selgus, et üks ongi neist skulptuurlaud. Eemalt kohe niimoodi ei saagi aru, aga selgub, et siin on keskmine kivi. Siin peal on siis, laua peal on raamat ja raamatu peal on veel näha kalliplikas. Üks isiklikuid lemmikuid on õunatuumafüüsik. Siin on sellist sõnamängu, õunatuum ja tuumafüüsik. Ja miks mitte ollagi kujutada sellist kerget hullu teadlast, kellel siis kasvavad varbad siit pea seest välja ja kõrv on hoopis pea taga. Kui enamikel juhtudel on skulptuurid ligipääsetavad 24/7 ehk siis ööpäeva läbi, siis mõned näited on ikkagi ka piiratud territooriumil. Näiteks skulptuur Kaia on lasteaed õunakese alal ning skulptuur Mees, kes elab mäe sees on Mustamäe avatud noortekeskuse territooriumil. Lisaks on ka skulptuur Tarkade kivi Kadaka põhikooli territooriumil. Kui ikka väravad on kinni, siis ärge palun sisse tungige. Viimati mainitud skulptuuri peal on ka mingi mõistatus. Ilmselt vihjeid leiab selle kivi enda pealtki. Ma seda mõistatust ei ole üritanud lahendada, aga kel on huvi, võib proovida. Nüüd sügisel uurimiste ja linna peal käimiste tulemusena olen kokku pannud materjali. Seal siis leiab Mustamäe kaardi, kus on siis punasega tähistatud numbrid. Iga number on siis üks skulptuur. Välja arvatud Akadeemikute allee, mis siis on skulptuuride kogum. Iga skulptuuri kohta on siis ka autor, aastaarv ja ka pildid, et te need kõik ära tunneksite.
kui nüüd juhtub, et materjalis on mõni viga või apsakas, andke teada järgneval emailil. Saan jooksvalt need parandused sisse viia. Aga materjali ise, selle lingi leiate video kirjeldusest. Nii et kas printige välja või avage telefonist ja minge avastage Mustamäel. Minu poolt siit aga kõik. Avastage skulptuuri ja näeme õues. Kuule, Tigu, kas aitaksid mind? Ma otsin Mustamäel paari skulptuuri töö nimetust ja autorit. Sa ju ise ka skulptuur, et järsku sa oskad aidata? Ma ei saa. Ma olen teovõimetu.